mõelge sellele, pidage nõu ja kõnelge. Aga kui nende südamed olid rõõmsad, vaata, siis piirasid linnamehed, kõlvatud mehed, poja ümber, tagusid ukse pihta ja rääkisid vanale mehele, poja omanikule, öeldes, too välja see mees, kes tuli su kotta, ja me pruugime teda. Siis läks mees, poja omanik, välja nende juurde ja ütles neile, ei, mu vennad, ärge tehke kurja, sellepärast et see mees tuli mu kotta. Ärge tehke niisugust jäledust. Vaata, siin on mu neitsilik tütar ja selle mehe liignaine. Ma toon nemad välja, magatage neid ja talitage nendega, nagu teie silmis hea on. Aga selle mehega ärge tehke seda jäledust. Ent mehed ei tahtnud teda kuulata, siis haaras mees oma liignaise ja viis ta õue nende juurde. Nad ühtisid naisega ja tarvitasid tema kallal vägivalda kogu öö kuni hommikuni ja lasksid tal minna, kui hakkas koitma. Ja naine tuli hommiku koites ning langes selle mehe koja ukse ette, kus ta isand oli, jäädes sinna, kuni läks valgeks. Kui tema isand hommikul tõusis ja avas koja uksed ja tuli välja, et minna oma teekonnale, vaata, siis lamas naine, tema liignaine, koja ukse ees ja ta käed olid läve peal. Ta ütles naisele, tõuse ja lähme. Aga too ei vastanud. Siis tõstis mees ta eesli selga, võttis kätte ja läks koju. Ja kui ta jõudis oma kotta, siis võttis ta noa, haaras oma liignaise ja lõikas tema luid liikmeid mööda 12 tükiks ning läkitas need Iisraeli kõigisse paigusse. Ja igaüks, kes seda nägi, ütles, midagi niisugust ei ole sündinud ega nähtud alates sellest ajast, kui Iisraeli lapsed tulid Egiptuse maalt, kuni tänapäevani. Mõelge sellele, pidage nõu ja kõnelge.